Juutide ajalugu Valgevenes. Valgevene asus otse juutide asuala keskmes. Ja paljudes Valgevene linnades ja külades oli juudi elanikkond enamuses. Ja Valgevene on mõjutanud Valgevene ajalugu üsna oluliselt. Ja paljud Iisraeli rajajaisad pärinevad Valgevenest. Paljud kuulsad inimesed on pärit Valgevenest. Nii et Valgevenes oli kunagi enne holokausti väga tugev ja arenenud juudi kogukond. Mõnes väiksemas štetlis olid enne holokausti 95% elanikest juudid. Kahjuks hävitas holokaust peaaegu 100% juudi elanikkonnast. Nii et jõuame nüüd tänapäeva ja armastusest ning lootusest kantud ettevõtmiseni, kui eelmisel aastal mälestati juudi kogukonda ning kiideti heaks juudi muuseumi laiendamine Novo-Novogrudokis. Kas see tundus tol hetkel nagu õigustus ja tunnustus? Kirjelda seda tunnet. Novogrudok on Valgevenes üsna ainulaadne koht. Novogrudoki getost põgenemine oli kõige edukam põgenemine getost läbi tunneli, mille Novogrudoki geto vangid olid kaevanud. Ja üle 232 getovangi põgenesid selle tunneli kaudu. Kõik neist ei jäänud ellu, kuid paljud üle 100 jäid ellu ja tunnel oli 200 meetrit pikk. Üle aasta tagasi otsustasime meie juudi kogukond ja juudi usuühendus, et Valgevenes on koht holokausti muuseumile. Ja me otsustasime pakkuda Novogrodokit selleks kohaks, teades ajalugu, teades seda hämmastavat ja ainulaadset põgenemist. Ja meie koos suure heategevusfondiga nimega Peace oleme allkirjastanud lepingu Novogrudoki omavalitsusega ehitada avada holokausti muuseum. Tegelikult mitte ainult holokausti muuseum, vaid holokausti ja juudi vastupanu muuseum Novogrudokis, mis põhineb juba olemasoleval juudi vastupanu muuseumil Novogrudokis, mis on linnas tegutsenud alates 2007. aastast. Ja 2025 aastal otsustasime ekspositsiooni laiendada, tegelikult laiendada lugu ja panna Novogrudok kaardile kui holokausti ja juudi vastupanu muuseum. Ja me oleme allkirjastanud vastava kokkuleppe. Me korraldasime rahvusvahelise sümpoosiumi, kus osalesid holokausti eksperdid kogu maailmast. USA-st, Suurbritanniast, Kanadast, Iisraelist, Venemaalt, Valgevenest. Meil olid sümpoosiumil ja konverentsil osalemas sellised inimesed nagu Martin Tinn, Giovanna Mihlic ja teised. Ja me lõime nõuandva kogu. Me oleme allkirjastanud järgmise 5 aasta jaoks memorandum, et koostada tegevuskava selle muuseumi rajamiseks. Ja omavalitsus oli lahkesti nõus andma kasutada endise geto alal asuvad hooned, barakkide hooned, kus vangid elasid ning teised piirkonna hooned. Ja me otsisime investoreid ning annetajaid, kes toetaksid meie projekti. Artur. Vabandust, et segan. Me peame edasi liikuma, sest meil saab tõesti aeg otsa. Aga ma palun, et sa seletaksid meile nii lühidalt kui võimalik. Tead ju, me teame, et teil tõmmati vaip alt ilma igasuguse ettehoiatuseta, mis juhtus juudi geto asukoha ootamatu oksjon ja müük eraisikule. Mis juhtus ja milliseid õiguslikke samme te üldse võtta saate, kui üldse? Vabandan, et olen väga emotsionaalne. Ei, see ongi väga emotsionaalne. Sa ei pea vabandama muidugi, see on nii huvitav. Jah, sest tead, me oleme järgmine põlvkond. Meie oleme selle pärandi ja ajaloo hoidjad. Tõepoolest, endise geto alal olevad hooned müüdi eraisikule. Meie kogukonnana, juudi usu kogukonnana, ei teadnud sellest müügist midagi.
Need müüdi ettevõttele ja eraisikule, kellel on juba mitte muuseum, vaid pigem teemapark, mis asub pealinnast mitte kaugel. Üsna hea teemapark tead, mis jutustab ajalugu. Valgevene ajaloost läbi kaasahaarava kogemuse. Aga me olime väga mures. Esiteks müüdi muuseumi asukohaks olnud hooned ja pärandhooned eraisikule, mis ei anna meile mingit garantiid muuseumi tuleviku suhtes. Ja siis hakati rääkima sellest, et hoonet hakatakse kujundama kui kaasahaaravat getokogemust. Et inimesed saaksid läbi elada ja mõista, kui raske ja hirmus oli getovangide jaoks. Et seal on okastraadiga tornid, tead küll, mannekeenid riietatud natsisõduriteks. Tead, kõik, mis on seotud holokaustiga, tuleb teha väga tundlikult ja koostöös juudi kogukonnaga, laiemalt maailmaga, ellujäänute järeltulijatega, ekspertidega, muuseumidega. Ja taas meie mure on see, et see on eravalduses olev muuseum. Ma mõtlen kõigepealt, ma pole kunagi kuulnud kusagil maailmas, et oleks olemas eravalduses olev holokausti muuseum. Ja jällegi ainult riik saab tagada, et muuseum säilitab tulevikus oma eesmärgi, jääb avalikkusele avatuks ega muuda oma kontseptsiooni.